Ventosse. Läks sinna. Oi. Ühega. See ka. Kuidas see võimalik on? Oh. Nice. Hea töö. Jah, seda või nii. Kaks. 3. Kohe. Ja siis? Sellega nüüd ära laua peale seisa. Oi, jahkaidi. Ja nüüd vali auk. Napkaili. 1, 2, 3, jah. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Õige auk oli või? 10. Kuhu nüüd? Kuhu minek? Ei no muidugi. 3. Neli. 5. juhiload, ma eeldan tegelikult, et need on juhiload. Ma ei tea tegelikult, mis on ilmselt mingid sensoorsed asjad, eks ma siis kadan ära selle. Issand, ma olen nagu mingi plahvatuseks peas käinud ju. Nii lahe! Ei no, kui meil on mingi püsivam elukoht tervine, siis muudame ära ikka. Ei no seda ikka, jah. Lihtsalt nagu see ongi see, sellepärast juba peaks ära muutma, et mingid kirjad ja asjad. Kuule, kuidas see on? See kuradi liim ära. Ma ei tea. Ain osanud.
nüüd on ametlikest dokumentidest lõpuks kõik olemas ja kõik on fine tehtud hästi vist. Kuna ma juba siin jutustan, siis me lähme escape room'i ja ühte sellisesse toredasse, kuhu ma tegelikult üldse ei tahtnud minna, aga Siim tahab minna, seega ma siis lähen ka. See on siuke 2 inimese põgenemistuba, kus põhimõtteliselt meid justkui maetakse siis maa alla ja siis me peame sealt koos välja rabenema kuidagi. Tundub päris hirmus. Tegelikult praegu enam ei tundu väga hirmus, aga eile tundus väga hirmus lihtsalt mõtte sellest, et ma olen kuskil väikses ruumis tundus hirmus, kuigi mul ei ole klaustrofoobiat tegelikult. Loodan, et ei löö väljendamist. Anyway! Saime välja põgenemistoast. Tegelikult see juba järgmine päev meil õhtul läks meelest ära. Et tegelikult see ei tea, kui põnev seal oli. Põhimõtteliselt olid siis, ongi tuba mõeldud ainult 2 inimesele, 2 läbimiseks. Ja selleks, et sealt siis nagu elusalt välja saada, pead koostööd tegema. Ja mängu alguses on siis 2 kirstu. Kumbki on siis eraldi kirstus. Kirstud on omavahel kõrvuti. Ja siis seal peab siis igasuguseid asju tegema ja väga huvitav oli tegelikult. Nüüd täna lähme lendama. Jah. Nüüd päris koha peale ei saa seista ei kannata. No ma räägin. Väga õudne on. Auto kärsatab midagi või mingi asi kärsab, nii kui auto seisma jääb, siis tuleb räige kärsahais tuppa sisse. Ja mul hakkab näiteks endal täiega nina kipitama ja silmad kipitama ja mingi süke rõve. No lekib, aga mina nende leketega ei tegele. See on liiga suur töö. Ja kas me saame siin autos üldse magada siis? Ega sa peab käima ju. No jah, seda oli. Aga kui külm on? No siis on õulis. Siis tuleb rohkem tekke astu. No siin autos mina tahaks võimalikult vähe magada. Ei ole see autos siin autos magada. Lihtsalt meil see Airbnb saab otsa 25. september ja peale seda siis, me ei ole veel täpselt selle farmiga läbi rääkinud, kuna sest me täpselt sinna lähme, juttu on olnud oktoobri algus, aga me ise mõtlesime, et võiks ikkagi 1., 2. või niimoodi minna sinna, aga senikaua me siis tahaks nagu veits ringi sõita ja ringi avastada seda Austraaliat siis mingit nii kaugele, kui me jõuame minna ja ma ei tea, katsetame, vaatame. Alguses teeme lühema tripi, üldse mitte kaugel tegelikult. Teeme ühe lühema tripi ja siis kui kannatab autos olla, siis lähme teeme pikema ja kui ei kannata, siis mul sõbranna rentis just endale terve maja, kus on erinevad vabu magamistuba ja siis me saame seal olla. Nii et kuuse alla õnneks minema ei pea ja igal juhul ei peaks autosse pikka magada, aga jah, ühesõnaga. On olemas probleeme on olemas ainult lahendused. Jah. Aga lähme lendame ja siis vaatame, kuidas lendame.
Lendasime ära kaugele maale. Mitte eriti kaugele, klaas on ees. Klaas on ees, jah. No Siim käis teist korda, Siim on ju kunagi ammu 10 aastat tagasi käinud, aga mina käisin esimest korda alguses, tegelikult oli veits hirmus. Ma isegi ei tea, miks, aga nagu ilmselt lihtsalt see, et ma ei tea, mis mind ees ootab. Once again. Nii et lihtsalt oligi siuke teadmatus. Aga väga lahe oli ja siuke nagu alguses oli imelik hingata. Nagu ei oska, ma nagu oskasin, aga nagu korraks oli veits error, et õhku tuli nii palju korraga, siis ma nagu wow. Ma isegi ei saanud aru sellest. Mulle oli küll korraks hea error. Aga täiega lahe oli, nii et kindlasti tuleme kunagi tagasi veel ja täiega nice. Ei, lahe muidugi, tahaks täiega uuesti talle nagu kauem lennata, siis õpib ka midagi. Praegu oli, no minu arust on minut, on üks kord, ehk siis 4 minutit põhimõtteliselt olime seal kokku ainult. Nojah, selles mõttes, et see mina küll nagu viimane kord, kui lendasin, siis proovisin ka nagu aru saada midagi, aga siis mul oli üldse lappes, siis ma lendasin lihtsalt mingi ja siis ma lihtsalt nägin klaasi peegeldus, kuidas see instruktor lihtsalt mingi jooksis nagu järgi, proovis kuidagi nagu kinni püüda, et ma kuskil vastu klaasi lendaks. Ja siis ma imedsin nagu mingi upsi. Väga tore oli. Cheatin natukene. Näh. No, siin saad puhata korraks ju. Nii lähegides või? Minu arust näeb päris lihtne välja. Minu arust näeb päris lihtne välja. Hea küll, väsitad ära ennast enne trenni. Võta vasaku käega sealt, vaat sealt, jah. Astu parema jalaga ka, astu edasi. Seal, kus vasak jalg on, mõlemad jalad pane sinna. Nüüd astu vasakuga ülesse natukene. Nüüd pane vasak käsi selle musta taha, jah. Ja nüüd astu vasaku jala peale ülesse lihtsalt. Ja siis võta kohe paremaga sealt ülevat kinni, vaata. No peaaegu ju. Peaaegu ju. Ja üks liigutus.
no väga hea, tubli. 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 Tegid ära. Tulime randa esimest korda päevitama nüüd. Jah, Kuidas on emotsioonid? vesi on väga soolane. Väga külm. Ei no, ta läheb küll soojaks läheb, aga soolasema tähendab magedamaks ta ei lähe. Seda küll jah, luuled kipitavad sellest soolasest hästi. On jah, jube soolane on. Ei ole ikka meresoolane, see on ikka surnu meresoolane peaaegu. Ma tunnen, kuidas mul on siin sool. Katsun praegu. Igal pool soolane. Reaalselt. Aga soolane vesi teeb nahale head, see teeb pehmemaks naha ja kõik jutud. Nii et täiega mõnus on. Aga ei ole tegelikult väga palju rahvast isegi siin. Ja see rand on suht lai ka või pikk pigem. No terve see, kui minema hakkad, siis jõuad teisele poole Perti, kõik ongi ainult liivarand. Jah, põhimõtteliselt küll. Aga see on siuke rand, kus ei ole väga suured lained ja ongi siuke nagu sulja-mulja rand. Ja siin on eraldi, saad nagu lihtsalt ujuma minna ja siis on eraldi nagu piiritletud ala ka. Kui sa kardad, et haigala tuleb hammustab, siis et seal ala sees ujuda, seal on nagu võrguga ära piiritletud siis või mingi asjaga. Jah, no haigalad ei saa sinna. Jah. Aga tegelikult nii palju, kui ma olen aru saanud, siis ega neid suuri hirmsad haigalasid aga ei käigi siin, et siin kui on, siis on pigem need pisemad. Mitte nii väiksed selles mõttes, aga need pisemad haigalad, kes ei ole otseselt, nad võivad hammustada ikka, kui sa neile liiga teed, aga nad ei ole vist nagu pigem sellised, kes tulevad ja ründavad. No nendel ju ei käi suu lahti ka, osadel. Osadel jah, nagu kui seal akvaariumis käisime, siis seal oli ka haigala, ta oli üsna suur, aga ta suu käis nagu ainult nii palju lahti. Nii et väike kala mahub sisse. Ja ainult väike kala mahub sisse sinna. Nii et kõik haigalad ei ole hirmsad. See on tegelikult huvitav, kuidas on nii palju nagu sotsmeedias inimesed üleüldse ja mingi ei, Austraalias kõik liigub, kõik tapab su ära, ohtlik, aga jah, ongi, kui sa ise ka loodusele kallale lähed, siis loodus tuleb sulle ka kallale. Jah, tegelikult ei ole mitte midagi hullu, Pole arvused küll saanud, et midagi hullu oleks. Jah, muidugi jällegi me oleme siin väga vähe olnud ka veel, aga siiamaani tundub küll, et asi ei ole tegelikult nii hull, kui seda igal pool õhutatakse asja hullemaks. Aga no samas jah, ega kui asja õhutaks, siis ilmselt kõik oleks juba ammu siin koha peal.
no muidugi linna lähedal ei ole ka see loodus nii hull võib-olla. Samas on ikka, me läksime mingi Pertist ju 10 minuti kaugusele ja kängurud hüppasid ringi seal looduses. No jaa, aga kängurud ei ole sulle ohtlikud, kui sa neile ise otseselt... No jaa, aga kus on kängurud, seal on ka maad ilmselt, noh. Siin on ikka neid, aga... Jah, igal juhul, kui sa käid lihtsalt looduses ringi, siis sa pead ettevaatlik olema. Sa lihtsalt pead endale teadvustama, et siin on ohud ja sa ei lähe võssa niisama hüppama ja kargama. Jah, ei lähe põõsasse kükitama. Kusjuures ma mõtlesin selle peale, et kui me lähme roadtripile, siis ma tahan pissida, kas ma julgen üldse kuskil nagu, kui vetsu ei ole, on ja, kuhu ma lähen põõsasse kuskil, äkki seal on mingi see väike redback, see mürgine on tihti hammustab mind persest, äkki seal on mingi sisalik, kes on mürgine või mingi madu, kes on mürgine. Kui me roadtripile kuskile kaugele lähme, siis tõmbame kuskil randa, kus kedagi ei ole, kaevad liiva sisse augu ja lased tema häda ära ja lükkad liiva peale ja ongi asi mitme. No jah, kui see võimalik on. On ikka jah. Ega siin igal pool inimesi ja kui siit, ma arvan, 2 tundi linnast jälle sõita kuskile poole, siis vaevad seal väga palju inimesi. No jah, kindlasti vähem kui siin selles mõttes, aga seal on võib-olla skorpionid liiva all. No, ei usu. Aga tegelikult on mõnus, nüüd lõpuks läheb soojamaks. Nüüd terveks nädalaks ajaks ei näita rohkem vihma, näitab ainult päikest ja näitab siuke 20+ kraadi ikkagi. 25+ on mingi nädal aega ja siis läheb natuke jahedamaks 20+. Aga no ikkagi siuke normaalne. Ja minu arust on see juba täitsa piisav. No jah, aga tuleb 39 siin, ma arvan, ja 35+ ikka kogu aeg. Mõnus! No see praegu on ka mingi 25+, aga ma ei ütleks, tuul on ikka siuke, või õhk ei tundu nii soe tegelikult. No ei tundu jah, otseselt. Nagu see soe ja mõnus on, aga nagu ei ole nii, et nagu lämbe. Nii, mis ongi täpselt siuke paras. Jah. No ta võib veel paar kraadi minna veel soojamaks, ma veel kannataks. Tegelikult tuul on ka jahesel, nagu jahedam kui temperatuur. Aga kui tuul läheb ka mingi full on lõunatuuleks ära, kus on mingi puhub sulle põhimõtteliselt niimoodi. Ehk sa ei tunnegi seda, siis on nagu rõvedam ilmselt. No jah, aga ma arvan, et siin ei olegi lihtsalt seda, et nii lämbe on. Et Eestis, kui on 30 kraadi sooja, siis on nagu nii umbne ja nii lämbe ja nii vastik, aga nagu siin ma ei usu, et niimoodi on päris kuum on lihtsalt, aga mitte nii lämbe. On küll jah. Ja no mulle ka kellegi tuttav rääkis, et tegelikult ma ise ka teadused, et see kuiv õhk, kuum ja niiske õhk, kuum ja kõik see on nii erinev. No siin on pigem kuiv. Ja siin kannatabki kõrgemat seda temperatuuri paremini. Aga täna me tulime niimoodi randa, et me ei pannud päiksekreemi, kuigi kõik ütlesid, et peab panema. UV tegelikult ei ole väga hull praegu. 8 oli mingi hetk, ma vaatasin. Okei, mõni nüüd vaatast ütleb, et see on nii hull ja no kuidas kellele selles mõttes, et tegelikult meil mõlemalt Siimuga nahad kannatavad päris hästi päikest ja me ei ütle, et me üldse ei hakka kasutama päiksekreemi, kindlasti hakkame kasutama, aga lihtsalt suvel ikka, siis kui tunneme, et asi on kriitiline, siis tuleb, tähendab mitte siis, kui asi on kriitiline, aga kui temperatuurid ja UV-d on tõesti nagu kõrged. Praegu pole hullu midagi minu arust. Jah, eks me pärast õhtul näeme, kas oleme punased ei ole, aga... No, siis ongi hea. Krunt all. Ma arvan, et see on ka praegu meie eelis, et me tulime Eestist suvest, kus me juba võtsime päikest. Natukene on juba päikest saanud. Kui oleks ilmselt, nagu mul sõbranna ütles, et tulid otse suve siia. Nad tulid veebruaris 2 aastat tagasi siia ja siis otse läksid päevitama ja siis järgmine päev olid kõik punased. Või no juba õhtul tegelikult ainult bikiinirandid olid valged ja kõik muu oli punane. No jah, siis... Nad on päris valgenahalised ka. Jah. Ei ole rassist selles mõttes, on ju, lihtsalt, eestlased valged. Nagu lumivalged. Nii et, aga me siis naudime päikest edasi. Jah, täiega. Mul ei ole mikrofoni kaasas, nii et ma loodan, et mind on hästi kuulda, aga
teeme ettevalmistusi. Mõõdame, kas me mahume siia, sest Siim arvab, et me ei mahu siia kahekesi ära pikali, sest et me nüüd selle nädala lõpus lähme tripile. Me sõidame lõuna poole natukene, enne kui me farmi tööle lähme. Need istmed saab ettepoole lükata ju. No kui sa sinna mingid pudelid või asjad või kotid, kõik lähevad niikuinii sinna alla, saame näiteks panna, siis mahub ilusti ju. Pane korra luuk kinni. Tšau! Ei ole hull, ruumi on ka, kitsas ei ole. Kotis, don't you worry. Ostsime telgi endale hoopiski ikkagi. Ei hakka autos magama. Nüüd käime IKEAs ringi. Otsime endale patja ja tekki ja 2 päeva pärast, 3 päeva pärast olemegi juba meie väiksel tripil. Lähme Taarat viima. Siin on siuke läbisõiduga drive-in ja. Väga huvitav. Väga teistmoodi käib kui Eestis ikkagi. Isegi veits rohkem teistmoodi kui Kanadas. Saime Taara viidud ja meile anti siuke kott tasuta kaasa. Taara kott, jah. Siin on peal ka pildid kõik, mis võib ära viia Taarasse. Ja väga huvitav süsteem on siin. Põhimõtteliselt sõitsid sisse. No, kõik ilmselt ei ole sellised, aga meie sattusime sellisesse siis drive-in'i laadsisse depoosse. Põhimõtteliselt sõitsime sisse. Näidati meile koht ette, kuhu ära parkida. Seal tuli siis mingi onu, võttis meie pudelid kottidega, või kotid siis pudelitega. Valas need kõik mingisuguse plate peale, asja peale ja hakkas siis seal ise neid kokku lugema, sorteeris nad ise ära, kes mis kuhu läheb, luges ise ära kõik kokku. Andis meile paberi, sõitsime järgmisesse kohta siis nagu mingi putkasse ja andsime paberi sinna ja saime raha tagasi kogu moos. Ise ei pidanud lillegi liigutama. Autot pidanud liigutama sisuliselt. Ja kõvasti kiiremini ka, kui Eestis näiteks selles automaat selles laed neid ühe kaupa seal sisse. See vend võttis peoga niimoodi, luges niimoodi, kõik korras tehtud ja minek. Jah, seda küll, jah. Ma jäin lollisti seisma siia. Oi. Nüüd on kehvasti. Ta ütles sulle, et ei ole hullu. Näitas sulle nägid, jah. Me seisame mingi ehitustöö peal. Tähendab, tee-ehitus on siin ja siis jääme lollisti seisma. Aga vast ei ole hullu, juba saame sõita. Ja siis tahtsin teile sente näidata. Väga veider süsteem on siin. Näiteks see. Mis te arvate? Mis võiks olla selle väärtus? Ma ei tea, kas te sellest suurusest saate aru, aga niimoodi näitan äkki on paremini aru saada. No arvake. See on 50 senti. Nii. See on 50 senti. Ja võrdluseks näitan teile siis näiteks järgmist. Mis te arvate? Mis see võiks olla? No, pakkuge. See on $1. Siuke pisikene. Nagu võrreldes 50 sendisega. Mida asja nagu reaalselt? Esimene kord nägime, siis mõtlesime, et okei, et väga imelik nagu. Ja siis näiteks see on 10 senti. Põhimõtteliselt sama suur kui $1. Sama suur ongi. Lihtsalt see $1 on natuke paksem. Aga sisuliselt on sama suur. Ja see on siis näiteks 20 senti. 20 senti. Ja see 50 sendine on siuke huvitava kujuga nagu ma ei oska seda kuju nimetada, aga nagu oleks mitmekülgne, väga huvitavad sendid anyway. $2 ei ole kahjuks, aga see on mingi eriti väike.
vist ei leidnud igal juhul. no enam ei ole. Siimul on veel mingid kanadasendid rahakotis ja siis meil terve hunnik eurosente jäi ka kasutamata. Me mõtlesime, et kui Saksasse maandume, et siis kasutame seal ära, ostame mida iganes, mingit äkki mantsi, mingit jooki või mida iganes. Aga nii kiire oli lõpuks lennujaamas kogu aeg, kiiresti läksime kohe sinna värava juurde ära ja ei olnudki aega nagu kuskil ringi väga jalutada. Käisid etsus ära ja tšauh ja korras oligi. Nii et meil terve hunnik nagu peo täis münte, eurosid. Ja ma mõtlesin tegelikult, et võib-olla tasuks nüüd lihtsalt ära viia sinna, mis see on siis nüüd, kohe ütlen teile. Saate aru küll, rahavahetuskoht, noh. Sest et nad lihtsalt on ees tegelikult meil seal. Nii et jah. Aga edasi nüüd lähme kämpingkiiri. No ma ei tea, kas me ostma lähme mingit kämpamisasju, aga lähme vaatame igal juhul poes. Kuna me neid stardime siis ülehomme juba või? Täna on 20. Ülehomme stardime. Nii et siis vaatame, me saimegi siis endale telgi koos madratsiga ja siis lähme vaatame, mis me veel endale juurde ostame. Selles mõttes, et me tulime lihtsalt korraks vaatama siia poodi ja nagu, et mida nagu võiks vaja minna tulevikus ja nii, aga siis juhtus hoopiski niimoodi. Aga noh, selles mõttes, et me mõtlesime sedapsi, et see on siuke ikkagi vajalik investeering tegelikult. Oota, ma aitan Siimul asjad autosse ära panna, siis me räägime. Ühesõnaga, see on tuleviku investeering, nagu me ütlesime. Aga tegelikult me lihtsalt arvutasime, siin olid ülihead soodukad praegu, aga noh, see müügivend ise ütles ka, et siin on iga päev käivad hinnad üles-alla. Aga põhimõtteliselt meil läks $480. Me saime selle eest 2 tooli, 1 laua, ühe gaasipliidi, kus on 200 alust. Siis me saime ühe valgusti, siuke, mis käib nagu, põhimõtteliselt nagu lambiks, nagu läheb pikaks ja siis seal on siuke 3 sellist nagu valgustavat asja peal. Siis mis me saime, siis me saime ühe akupanga veel lisaks, kuigi meil juba üks on, aga noh, see oli mingi diil, siis me saime selle. Ja odavamast oli see lamp koos akupanga. Kui lihtsalt lamp, jah. Siis, mis me saime veel? Toolid. Ja toolid ma ütlesin. Ja me saime siis veel ka selle poti ja panni. Ja 2 gaasipalooni väikest siukest. Siuksed väiksed gaasipaloonikesed. Ja siis veel midagi või? Siukad nagu oli veel midagi. Laud. Laua mainisin. Äkki sai kõik ära niimoodi? Liit mainisin. Ühesõnaga ikkagi päris palju asju. Ja see oli kõik siis, ütleme nii, et need asjad, mida me oleks ostnud kindlasti, milleks me siia ka tulime, oleks läinud kokku $200 umbes. Ja me arvestasime, et kui me praegu ei hakka ostma neid söögi tegemise asju, siis meil läheb väljas söömise peale umbes 3-4 sotti. Noh, 3 sotti pigem. Noh, ei tea, me ei ole seal kandis käinud. No ei tea, kus ja kas seal üldse saab väljas ka süüa. Jah, ja mis kelleni saab väljas süüa, sest et kohad on väga X kellaagadel lahti ka. Nii et jah. Ainuke asi põhimõtteliselt, mis puud on külmkapp praegu. Nojah, aga me see otsus ei mahu lihtsalt külmkapp. See lihtsalt ei mahu külmkapp, jah, ja me saame õhtuti käia poes lihtsalt ostmas siis piisavalt täpselt selle kogus, mis meil vaja on. Makaronid või mingid sellised kuivainid ei lähe halvaks. Hommikusööki muidu peaks ka tegelikult väljast ostma. No iga toidukorda peaks kogu aeg kuskilt ostma, mis on kõvasti kallim. Nii et tegelikult me ühesõnaga tegime arvutuse, et kui me käikski väljas söömas, tegelikult ma arvutasin ainult õhtusöögi sisse.
kui me võtaks õhtusöögi kogu aeg väljast, siis läheks kuskil $300 umbes 5 päeva peale. Aga arvesti sinna sisse kohvid, hommikusöögiks mingid saiakesed, mingid mis iganes asjad on ju. Tegelikult oleks kõvasti rohkem, põhimõtteliselt sama palju läinud, kui meil nagu praegu läks varustuse peale. No poest käia osta ikkagi natuke hakliha, natuke makarone ja õhtusööki teha on ikka kõvasti odavam, kui minna välja sööma. Jah, nii et väga exciting, samas natuke hirmus, sest et me ei ole ju kumbki kunagi sellist asja teinud ja üldse selliseid asju omandki ega üldse midagi nendega teinud ja... Ja ka gaasipliitigi tööle panna. No, kodus on gaasipliit ju. No jaa, aga see on nagu see nende balloonidega. No ühesõnaga, kõige välja lõputame. Vast. Igal juhul. Ei no eks me täna võtame kõik pakid lahti ja vaatame, kuidas töötavad asjad. Ja meil on see Kanadas sõbranna Luis, kes käib samasuguste gaasiballoonidega ka trippimas, nii et me saame tema käest vajadusel infot küsida. Issam, vaata praegu kaamera hästi. Lägane, vahet ja näete ikka veid. Lähme sealt PCF-istki läbi, siis vaatame, kas veekanistrit ja nõusid ja asju saame. Jah, meil olekski vaja veel nõusid ideeliselt ja siis mingisugust veekanistrit. Aga me saime veel selle kraanikausi nii-öelda. Niisuguse anuma, mis on siis kokku volditav. Siis voldid natuke lahti ja saad siis seal vett mobistada seal sees. Vaad vett sisse, saad nõud ära pesta. Ja nii et meil olekski vaja veekanistrit ja siis jah, toidu nõust. Let's go!